Armas rahvas, on narriteekonna sõnumite aeg ja vaatame algava nädala prognoosi, mis meid hetkel ja järgnevatel päevadel ees ootab, millega võime kokku puutuda, mis energiatega võime kokku puutuda. Lugemised on siin kanalil ajatud, nii et kui sa siia jõuad ja seda videot näed, siis hakkab see nädal jooksma, mille energiaid me parasjagu vaatame. Ja võtame nädala üldtooni kirjeldava kaardi kõigepealt. Mis see nädala üldine põhitoon energial võiks olla? Ja siis võtame 3 kaarti ühe nädala alguse, teise keskpaiga ja 3. nädala lõpu energiate kohta. Üks energia võib teiseks sujuvalt üle minna, võib-olla on ka kõik samaaegselt su elus ennast näitamas, nii et alati ei ole need asjad lineaarsed, et lähene siis loovalt. Vaatame, mis meil kollektiivis siin üles kerkib. Nii, nädala algus, nädala esimese poole energia. Vaatame ühe kaardiga. Nädala keskpaik. Nädala lõpp. Ja nii ongi. Vaatame, mis nad räägivad. Nii, nädala põhitoon on meil poodu ja mõnes mõttes on see selline justkui lõksus oleku tundega seotud kaart. Aga see lõksus olek võib olla petlik, et see ühte jalga pidi kinni seotud olemine ja justkui ennast mitte liigutada saamine on teisalt jällegi mõnikord üsna vajalik selleks, et tuleks selgus ja taipamine ja see hele ring seal ümber pea näitabki, et mingitel hetkedel tuleb aeg maha võtta, et saaks tulla selline taipamine, mis edasi viib või lahenduse energia või vaata niimoodi pea alaspidi sa näed asju teisest perspektiivist ja vaat see võibki olla selline hea viis, kuidas väljakutsetele läheneda, ehk et vaata seda mõne teise nurga alt. Vaata, mis sulle veel silma hakkab. Me tihtilugu oleme väga ühes stsenaariumis kinni, et lahenduse võib hoopis tuua see, et sa vaatad asju erinevate nurkade alt, erineva kandi pealt. Nii et pood annab meile siis selle info, et ära kiirusta, vaata asjadele. Lähene asjadele uue nurga alt. Nädala algus keiser. Tunneme ennast kindlalt, enesekindlalt. Kõik tundub kontrolli all olevat, kõik voolab, kõik sujub. Keiser valitseb oma alasid väga kindlakäeliselt, hoolitseb kõige ja kõigi eest, hoiab kõigel pilku peal, selline tugev, stabiilne, turvatunnet loov meesenergia. On see siis sinu sisemine meesenergia või on see sinu teine pool, sinu abikaasa, sinu elukaaslane, on see sinu isa, nii et vaata, kuidas see sinu elu kontekstis kokku kõlab, et kes on see tugev meesenergia, kes nädala alguses pildil on. Kelle nõu võib vaja olla või kelle nõuannet tasub kuulda võtta. Keiser. Nädala keskpaik. Ausõna ma segasin neid kaarte. Ausalt ma segasin neid kaarte, aga kuidagi mulle tundub see kombinatsioon juba tuttav, et me oleme selle keiser ja
pentaaklite kuninganna kõrvuti, me oleme juba selles olukorras olnud. Jätkub see teema, oli äkki eelmine lugemine see eelmisest nädalast. Okei. Tundub, et siin sellel, ma vaatan korraks 3. kaardiga. Kurbus, kahetsus, kurvastus mingi teemaga seoses. Ja nagu öeldud, need energiat võivad samaaegselt mängus olla. Et see ei tarvitse olla lineaarne, et nädala alguses üks, keskpaigas teine ja lõpus 3, et nad võivad olla selline miksitud. Ja tundub, et siin, tunne ütleb, et siin selle keisri ja meesenergia ja karikate 5 vahel on nagu mingi link. Meesenergial tundub olema midagi südamel. Midagi, mis loob sellist kahetsuse tunnet või sellist kurvastust. Kaardipaki alla jäänud energia on ka selline põhitooni, energia põhitooni näitav või seda teemat, selle lugemise sellist kandvat teemat natuke valgustav kaart, see karikate 6 räägib sellisest nostalgiast või mineviku meenutamisest. Eelnevate eludega võib see seotud olla, mis on hetkel kerkinud, eelnevate elude aktiveerumine, mälestused nendest eelnevatest eludest. Ja sellega võib ka see kurvastus, see lein, see ilmajäämise tunne seotud olla. Tundub, et tuleb eraldi lugemine meesenergia sõnumite kohta, sest midagi sellist on juba läbi tulnud, et naine, kas sa lubad oma mehel olla kuningas? Keisril on veel rohkem väge ja võimu kui kuningal. Nii et siin on mingi teema, mingid läbipõimumised ka eelnevate eludega, eelnevate kogemustega. Kurvastus ja nostalgia, kahetsus. Meesenergia justkui antud juhul ma loeks seda niimoodi, et meesenergia palub justkui naisenergialt andeks millegi pärast, millegi eest. Aga tundub, et tuleb eraldi lugemine sel teemal, meesenergia. Meesenergial on midagi südamel. Sa võid ise ka tunnetada, kuidas sina tunned, aga praegu minul tuleb see väga tugevalt siit sellisel, neid vaadates tuleb see teema väga tugevalt läbi. Aga sina tunneta, kuidas sina loeksid neid kaarte, nii et vaatame, mis eraldi lugemine sel teemal välja toob, et võtan eraldi fookusesse selle asja. Ja kuivõrd need keiser ja müntide kuninganna on juba nüüd mitmendat korda tulevad välja, siis midagi siin on, mis tahab tematiseeritud saada, tahab sõna saada. Et vaatame siis eraldi lugemisega seda. Aga ilusad nädalat ja vaata, kuidas see mõistatus sinu elus nädala jooksul välja mängib, kuidas see laheneb või mida see sinu jaoks näitab, mida see sinu jaoks tähendab.
kõik oleme tegelikult lugejad, nägijad, oraaklid, tundjad, tajujad, nii et usalda seda, mis sinu esimene mõte on, kui sa nägid neid kaarte ümberpööramisel nägid. Et sinu enda intuitsioon on sinu parim kaardilugeja.